üks oluline eeltingimus, mis inimestel sageli meelest ära läheb, kui nad entusiastlikult hakkavad uusi oskuseid õppima või muutuseid ellu viima, on see, et igasugune muutus vajab turvalist keskkonda. Ja mõtlen turvalisuse all siin praegu seda, et meie stressitase oleks piisavalt keskmine, piisavalt talutavas vahemikus, et meie organismil oleks ressurssi kulutada muutuse ja uute asjade õppimise peale. Ja mõtlen siin stressi all seda, milline on tasakaal meie ressursside ja keskkonna nõudmiste vahel. Ja siin lähevad arvesse nii füüsilised kui psühholoogilised ressursid, sest me tegelikult ei saa neid nagunii eristada. Võime mõelda sellest kui dimensionaalsest skaalast, kus ühes otsas, ehk siis seal alumises otsas, on stress nii madal. See tähendab seda, et kas keskkonna nõudmised on väga-väga väikesed või selle organismi ressurss on juba nii väga-väga väikene, et me ei hakkagi üldse tegutsema, eks. Ja teises otsas, seal ülemises äärmuses on keskkonna nõudmised nii suured, et meie organismil ei ole ressursse neile vastata. Ja see on see, kus me kogeme tavaliselt sellist ärevust, füüsilisi kaebuseid, sellist ülestimuleeritust ja see, mida me tavaliselt mõtleme, kui me ütleme, et ma olen stressis. Nende kahe vahel aga on päris selline suur ala või vahemik sellist stressi, mida meil on vaja, mis on kasulik, mis hoiab meid tegutsemas, oma keskkonnaga suhestumas ja mida me talume võrdlemisi hästi. Ja see on see vahemik, kus me reeglina on nii motivatsiooni kui ressurssi õppimiseks ja muutuste sisseviimiseks. Nendes äärmuslikes otstes tavaliselt õppimine enamasti ei õnnestu või vähemalt õnnestub väga vähesel määral lihtsalt seetõttu, et mingit uut teadmist omandada, mis eeldab, olemasoleva ümberorganiseerimist ja päris palju ressurssi, meil peab olema mingisugune ressurss sinna kulutada. Et nendes äärmuslikes otstes tavaliselt organismid lähevad tagasi selliste automaatsete, kulutõhusate, juba teada toimivate käitumismustrite juurde ja reeglina need mustrid on peamiselt siis suunatud ellujäämisele, mis on iseenesest väga hea asi, lihtsalt need ei pruugi alati olla meie vaimse heaolu seisukohalt kõige optimaalsemad ja nad ei ole ka pikaajalist heaolu arvestades kõige optimaalsemad strateegiad alati. Selles osas õpime erinevaid meetodeid turvatunde tekitamiseks stressi erinevate komponentide reguleerimise kaudu. Ja laias laastus on meil selle jaoks 2 liiki oskused. Et esimesed oskused on selleks, et nendest äärmustest tagasi keskele tulla. Mida selleks teha, kuidas seda seisundit reguleerida nii, et me jõuaksime sinna vahemikku, kus stress on jälle enam-vähem talutav. Ja teine grupp oskuseid on selleks, et kuidas seal keskmises vahemikus püsida. Ehk siis kuidas neid enda ressursse ja keskkonna nõudmisi sellisel moel reguleerida, et see tasakaal püsiks vähemalt pikas plaanis seal talutavas vahemikus, mis võimaldaks meil siis ka õppida, areneda, muutuda. Ja need samad oskused on tegelikult aluseks igasugustele keerulisematele emotsiooniregulatsiooni oskustele ja igasugusele õppimisele ja muutusele, mida me tahame sisse viia.